kuidas mäng ruumi ja kujunditega materialiseerub joonisfilmiks. Seda näitab meile tänapäeva animatsioonikunsti suurmeister Priit Pärn. Äsja on valmis saanud Priit ja Olga Pärna autorifilm Lendurid koduteel, mis on mõtteline järg nende joonisfilmile Tuukrid vihmas, mis paljudel festivalidel juba pärjatud. Nüüd ma näen, eks ole, oma kätt seal ja ma joonistan seda joont järele. Nii, ja nüüd mul on paika pandud need, kus nad on, eks ole. Nüüd ma võin joonistada siia nüansid. Oleme Olga ja Priit Pärna koduateljees. 3-aastane Märt Rudolf Pärn on veidi nohune ja lasteaiast koju jäänud, nii et temagi on aktiivselt assisteerimas meie kokkusaamist. Nagu meiegi on laps esimest korda liivaanimatsiooni töölaua taha saanud, seetõttu on mõistetav ka tema erakordne innukus. Prillid peavad olema mustad. Selleks sai konstrueeritud siukene riistapuu. Nii, ja see liiv läheb mitte tolmujömesse, vaid koguneb siia. See on nüüd üks faas. Klõps, võtame selle üles. Klõps võtame kaameraga üles. Ja siis ma pühin selle lihtsalt ära. Põhjus, miks me oleme Priit ja Olga Pärna juurde tulnud, on film, mis valmis on saanud Lendurid koduteel. Kui ühte filmi tegema hakatakse, kas siis on olemas lugu, siis on olemas tüübid, on olemas tehnika, et kuidas algab see asi, mis siis nüüd valmis saanud on? Tegelikult ei ole olemas midagi algul. Siis tuleb tekitada lugu, see lugu panna nagu pildi keelde, storyboard ehk pildirida filmist. Paralleelselt kujundada välja need tüübid, kujundada välja see maailm. Küsimus ei ole ainult tüüpides, vaid kuidas see maailm välja näeb. Ja siis tuleb see panna liikuma, anda talle lõplik vorm, kõik käib arvutiga, tähendab mingist hetkest tuleb arvuti väga otsustavalt mängu, nii et need asjad tuleb arvutis kokku panna, ära monteerida ja heli juurde panna, nii et siuke teekond on. Ja lenduride puhul, et lendurid koduteel, seal on iga pilt on Priidu joonistatud, et tegelasi. Mina tegin seda faktuurid ja toonid, mis on lähevad teise liivaga. Aga sellest mõtlesid, et ma arvan, see on väga erakordne film just sellest mõtlesid, et ekraani peale on puhas kuld. Et Priidu käsijälg. Käejälg. Tõestagem seda, et animatsioon ei ole veel surnud, ka paber ja pliiats on täiesti olemas. Algab paberist pliiats, need me filmisime üles ja nende järgi hakkasin mina liiva joon. Algus on siin, töödokument ütleme niimoodi, väga taksis, ilma selleta ei saa. See on nagu organiseerinud. Kindlasti peavad lehed alati olema nummerdatud, sest kui nad ütleme kukuvad põrandale ja siis muidugi kui on enda tehtud selle taastamine, lihtsalt see raiskab aega, tähendab, sa pead hakkama vaatama, et kuhu see nagu liikus. Mis on tööjaotust? Mina teen enamuse joonistamistööd, eriti mis puudutab figuure, tähendab nende asendeid, liikumisi. Olga valdab arvutit väga hästi. Tegele nüüd nagu kontuuriga joonistatud, aga ta tuleb sinna maailma viia, tuleb ära värvida, faktuurid panna. Ma ei kujuta paremat partnerit, kellega seda võiks teha. Kui võtta nüüd kokku see lendurite tehnika, 91. pool, ma tegeleksin väga palju graafikaga, see tähendab metalligraafikaga, ofort, akvadinta, kuivnõel. See tähendab, et ühe pildi saamiseks peab söövitama metallplaati, tähendab tegema mitu päeva tööd, enne kui sealt tuleb see tõmmis. Olga on lõpetanud Minski kunstiakadeemia, tema eriala oli ofort. See on suhteliselt sarnased. Tähendab, aga oli võimatu joonisfilmis kasutada, saada see sama nagu visuaalne tulemus. Hakata mõtlema, et iga kaadrit söövitada metallplaat. Oforti teha, ja täiesti hullumeelsus. Me töötasime kasutades liiva, töötasime välja tehnoloogia, et me saame praktiliselt sama tulemuse. Ofort koos akvadinta või ofort koos kuivnõelaga. Ja
Nagu sellega võrreldes on see tulemuse saavutamine suhteliselt kiire. Lehitsesin ja vaatasin ja uurisin teie seda paksu raamatu, mida sõber Toomas Kail kokku on pannud. Leidsin sealt selle lendurite pildi, see on 90-ndatest. Seesama lugu, mida me nüüd näeme, oli teil pildi kujul ja põhimõtteliselt idee kujul juba olemas. Tegelikult lugu oli nii, et meil oli aastal 11 või isegi 10. Ei, 11 alguses. 11 algus, oli olemas väike lugu, selle nimi oli organiseerimata kuritegevus. See oli mõeldud, et kuivõrd Olga on äärmiselt kõrge tasemega liiva animatsiooni proff, ma arvan, et parim maailmas. See oli nagu Olga jaoks niisugune väike film, et ta saaks teha lõpuks nagu oma filmi. Sest ta on animeerinud paljudele filmi teinud, aga need on olnud tema filmid. Siis sündis meil poeg Märt Rudolf, tekkis kui aastane paus. Olgal oli muudki teha. Ja mitte ainult Olgal, tähendab nii, et ja mingil hetkel see lugu ei olnud enam nagu atraktiivne. See oli nagu käiku lastud, me olime mingit raha saanud juba. Me pidime nagu midagi tegema. Ja siis me nägime seda pilti, millega pärast ma tõstsin oma pilti ühest kohast teise ja äkki oli mul selge, mis lugu see on, mis me teeme. Ja siis me sügisel otsisime seda tehnikat, kuidas teha ja töötasime välja täiesti uue tehnoloogia liiva animatsioonis. Leidsime, et seal peab ka joon olema, kuivõrd niivõrd palju detaile on loo. Tõmban uue ja siis, kui mäletate filmi algul oli natuke teistmoodi nägi välja. Olid küll need naised. Oota, Märgikene, kui sa nüüd natukene lased, ütleme on siuke nähtelääs. Ütleme, ta liigub siia sõna. Vaata, mis juhtub tädaga, vaata, mis ta siin jõistada. Nii, võtame selle klõps üles 2 korda. Ja siis klõps. Ja ma siit võib-olla joonistan järgmise faasi. Ta on edasi liikunud. Et see on siis nagu, teete nagu kaadrit, nii-öelda kaader 2 tuleb nüüd siit. Tähendab lihtsalt see, eks ole, see eelmine kaob sujuvalt ära. See meenutab seda, kui Priit ise tegi oma karikatuuridele või tegi seda nii-öelda mitut faasi joonistas peale ühele. Jah, nii et tubli kopka. Sportauto, jah. Kusagil film, ta hakkab ise, kuidas öelda, et dikteerida, mis on vaja, mis ei ole vaja, see on liig. Tead, sul on hea mõtte, aga see on see film. Aga see on ikkagi... Ei ole vaja enam. Ma arvan professionaalsuse küsimus. Jaa, et sa ei pane kogu elu ühte filmi. Tudengitega on see suurim probleem, et nad suudavad võib-olla ideid genereerida, aga nad ei suuda oma ideedest lahti öelda. Eks ole, kui tuleb uus mõte, ka see pannakse sinna. Tähendab, kui ei ole head lugu, siis... Ei ole mõtet mingi tehnikat ära. Mingi asi ei motiveeri nagu tegema 1,5 aastat tuima tööd. Kõigepealt peab olema lugu, mis tähendab, motiveerib, tähendab, et sa tahad seda teha. Ja see lugu, ma arvan, et see on väga selline animafilmi lugu, sest on animafilmi lugusid ka, ütleme, mõnda oma filmi, mis ma olen teinud väikeste muutustega, võiks sellest mängufilmi teha. Sellest loost ilmselt mängufilmi ei saa, sest kujutada, mis seal kohvris on, tähendab, animafilmi üks iludest on see, et asjad ei tähenda ainult seda, mida me näeme. Selle antud juhul, kes tahab, võibki kujutada niimoodi, et see, mis seal kohvris on, et see ongi see, mis kujutatakse. Teiselt poolt see võib olla nagu mälestused, unistused, nad lähevad koju ja eks ole need naised, kes seal on, nad on kogu aeg nagu eri moodi. Nii et antakse võimalus ja lõpuks, kus need kohvrid on. See lugu, mis on ühelt poolt väga lihtne lugu, teiselt poolt on ta võib-olla väga mitmekihiga. Millise nüansi me paneme filmile. Näiteks lenduritest oleks võinud väga lihtsalt teha sellise, ütleme, anekdoodi. Anekdoodi vastu nüüd sõdib see, et see on pildiliselt on niivõrd ilus. Ja
me ei näita ei näpuga lendurite peale, ei tähendab naiste peale, ei kodus olevate naiste peale. Kui on jämedam liiv, siis kõigepealt on raske tõmmata seda siukest õhukest kihti on raske tõmmata. Ja seda peenliiva ütleb, et leidsime sellepärast, et Priidu teine poeg Mihkel, kes tolle ajal töötas klaasipuhujana. Ta ei olnud puhu, nad tegid laborinõusid klaasist, aga... Et temal oli see seal kasutusel. Tal tuli idee, et tuua... Liivakella liiv tegelikult. Jaa. Nagu tööjärjekord on umbes nii, et Priit joonistab midagi ette, siis... Priit joonistab paberi peal ja siis kannab selle sinna. Siis selle järgi Olga teeb oma kihi ja siis need kaks minu ja Olga kihi arvutis pannakse kokku. See on valge joon, see on Priidu juba liiva peale tehtud joon ja seda järgi ma tegingi oma paksu liiva, aga kohe ma näitan, kuidas minu paks liiv välja näeb ilma Priidu jooneta. Et selline nagu siuke udupea näeb välja. Ja, ta on oma moodi. Kuidas te üksteist aktsepteerite? Väga hästi. Kui me kahekesi töötame, me oleme, meeskond ei saa öelda, mees-naiskond. Me teame, mida me tahame ja me peame nagu liikuma selles suunas. Ütleme, nüüd, kui me töötame välja filmistiili, siis see ei ole nii, et üks joonistab, et see on nii ja teine kas aktsepteerib või ei. Tähendab, me umbes kujutame, me näeme, et see, mis me teeme, ei ole veel õige ja me teame suunda, kuhu liigume. Ja ühel hetkel on see nagu valmis, et just see. No see on tavaliselt kõikide integreerida põhiküsimus, et kuidas te töötate, et kas te kaklete oma vahel. Ma arvan, me mitte ühe korda pole riilnud, et me elame koos 8 aastat. Või rohkem isegi 8,5. No, võib-olla isegi väljaspool filmi tegemisest. Filmi tegemise puhul see on, enamasti see töö käib kas monitori ees või üks näitab teisele, et vaata, et mis sa sellest arvad. See on liikumine kuhugi suunas, aga monitori ees töötamine tähendab, et võiks öelda, et 2 pead on 2 pead. See tähendab, et sa vaatad, et see pilt on vist paigas, küsida, aga mis, kui ma panen siia 3 väikest täppi siia nurka, aga äkki nad ei ole valged, nad on teine pakub. Nii et see on niisugune, sa vaatad, et nüüd vist on. Et see on neid momente, kus nagu, ütleme, inimene kujutab, et kunstniku egod põrkavad kokku ja nad karivad üksteise peale, et ei, teeme nii. See töö on selline, et seal ei teki tavaliselt nii. Ei, ütleme niimoodi, et meil on olemas eesmärk on film. Ja me nagu rohkem ütleme niimoodi, me oleme nagu 2 tankisti ühes tankis seda eesmärki tabada, ütleme niimoodi. Priit on maailma vingim stsenarist, scriptwriter, see on seda, et me räägime väga palju, ja teeme mingi suured otsused, et kõik on räägitud oma vahel. Mina olen skripti puhul nagu sparring partner, et kes kajastab oma muljed. Ja... Kui me oleme koos, tähendab hommikusöögi ajal või käime jooksmas või sul tuleb mõte, eks ole, sa ütled, mis sa sellest arvad, tähendab. See on joonisfilmi toodang, Eesti joonisfilmi toodang, aga me ei kasutanud gruppi, tavaliselt on kõik meie filmid, minu filmid ja mis Olgaga olen teinud. Me oleme kasutanud joonisfilmi animaatoreid, joonisfilmi puhtaks joonistajaid. Ütleme, vahe on selles, et rühmatööga asi saab kiiremini valmis, aga kõik, mis ekraanile jõuab, me peame saavutama selle, et see näeb välja nagu meie käejälg. Tähendab, me ei ole puudutanud seda viimast varianti, mis ekraanile jõuab. Antud juhul, jah, kõik, mis seal on, see on meie tehtud. Kui ma ei oleks ise seda teinud, see oleks animaatori tehtud. Ja mina oleks talle nüüd selle paki kohta, ma oleks animaatorile andnud ette, ütleme, 5-6 joonistust. Juba õiges suuruses tähendab nii, et ja siis läheb see puhtaks joonistaja kätte, nagu tavalises joonisfilmis. Antud juhul oli mina see puhtaks joonistaja. Puhtaks joonistaja liiva peal. Liiva peal, just. Liiva peal, jah. Kogu minu vist juba nüüd 37 aastat tähendab, see on, algselt see oli nagu Tallinn filmi anima osakond, siis see muutus joonisfilmiks. Koostöös sellega, tähendab,
ma ei animeerinud kunagi, ma ei pannud liikuma, ma andsin neile ette, mida nad peavad tegema. Selle filmi puhul ma animeerisin ise kõik need 16 minutit. Kui nüüd on ekraanil midagi, mis mulle ei meeldi, millega ma pole päriselt rahul, siis ma saan ainult ise ennast süüdistada. Nagu tavaline töö on, et seal on 5 animaatorit, kellele tuleb anda välja see stseen, tuleb panna ette joonistused ja seletada, kuidas teha. Iga inimene on indiviid ja nad lähevad ühe filmi pealt teise peale. Eeldada seda, et nad nagu valdavad perfektselt nüüd kõikide käekirja. See on alati enam-vähem niimoodi piiri peal, et selle ma veel aksepteerin. Ise tehes, aga vahe on selles, tähendab, et see oli nüüd 16 minutit ja ma tegime seda 1,5 aastat. Eluilma Gabriella Ferrit oli 44 minutit ja see oli, toodang oli üle aasta vist natuke. Meeleolu, ütleme niimoodi, filmis on väga kõvasti seotud muusikaga ja meil on Tuukrides kasutatud Sati väike teosfilm, mis on 26 minutit. Muusikat sellest on väga pisikene jupp, ütleme niimoodi, aga tema teeb seda tööd. Ta väga kõvasti annab seda loole, seda angsti, et see on niisugune väga sügavalt kurvameelne ja kurb lugu, ütleme niimoodi. Lenduride puhul see on ka muusika, mis annab seda meeleolu. Üks on nostalgiline meloodia, see on helilooja kanadlane, kes tegi väga vingit tööd. Ja, sest kui me oleme seal, siis et ta kirjutas seda valmis, me käisime tema juures. See oli väga tihke ja keeruline töö tegelikult, aga tal õnnestus seda just seda kelmikas ja samal ajal nostalgiline meeleolu seal kinni püüda. Niisugune värv, ütleme niimoodi. Just sellest mõtlesid, et see ei ole nii sama naljakas lugu või mingi anekdoot, aga see on natukene nagu rohkem seda suunda, et naine on ikkagi unistus. Võib-olla, eks ole, kui võtta Eluilma Gabriella Ferrit, ma arvan, see on kõige ängistavam vist. Seal on Erkki Sven Tüüri muusika ja enne muusikat ta oli peaaegu naljafilm kohati. Ja muusika andis teise aktsendi. Muusika annab sellele äkitselt see on dramaatilist ja traagilist nooti, et see oli muusika rool, jah. Väga lihtne oleks olnud teha Tuukritest satiiriline film pääste ametikohta, eks ole, Tuukrid ei saa nagu mitte millegagi hakkama. Me ei tahtnud seda teha, tähendab, see oli ka, tähendab, meeste maailm, kõrvaltvaataja ei saa aru, mis toimub. Ja see oli see üks mõte Tuukrite puhul, et see on nende suletud maailm, nad millekski valmistuvad, aga me ei taha seda kritiseerida, me lihtsalt näitame. Selle taustal upub tohutu laeva. See oli nagu midagi ei tehta. Aga lõpuks kõik laheneb iseenesest. Ja nüüd kui otsite paralleele, eks ole järjest, pakutakse meile igasuguseid lähenevaid katastroofe alates sellest, et aastal 2000 kõik arvutid jooksevad kokku. Tõuseb meeletu paanika ja mis nüüd teha tähendab. Ühel hetkel see on lihtsalt, seda probleemi ei ole enam, ta on lihtsalt lahenenud. Nad tulevad laeva pealt ära, tähendab, Tuukrid lähevad koju, sest kell on 6, et seal see äng on, aga teiselt poolt ta on nagu selline lugu, mis ei moraliseeri, tähendab, räägib loo lihtsalt. Ja mina jõudsin sinna aastal 1980, kui ma tegin filmi Harjutus iseseisvaks eluks. See film mulle endale väga ei meeldi, tähendab, aga selle filmiga ma äkitselt sain aru, et filmi tegija ei tohi nagu moraliseerida ega õpetada. Ma räägin lihtsalt lugusid. Ma ei ütle, et see on õige, see on vale. Tähendab, ja ma olen seda nagu väga täpselt jälginud. Tuukrite puhul on 3 paralleellugu. On, eks ole. Igaüks vaatab oma lugu. Tuukrid, on
uppuv laev ja on naise unenäod. Või naine, kes uppub. Lõpuks ta võib-olla uppub. Ja võib-olla uppub ka tuuken. Jah, just. Seegi on võimalus. Aga nüüd, eks ole, need 3 lugu ja sama me oleme jälginud ka nüüd tõlgendused lendurite puhul, et eri inimesed võtavad, panevad rõhu kas sellele loole ja näevad seda natuke oma vaatevinklist ja see tähendab ilmselt, et film on õnnestunud, kui inimene vaatab mingit joonistatud liikuvat pilti ja saavutab sellega mingi isikliku kontakti, saab aru, et see räägib just sellest, kuigi ta võib-olla räägib ka millestki muust ja võib-olla tugevamini. Sest lendurite puhul on vist nagu naistõlgendused, meestõlgendused on näitsi erinevad. Lubatud on 3. film ka sellesse meeste maailma. Öeldakse hea mees, kes lubab. Ahaa. Tähendab, me saime aru, kui lendurid olid juba enam valmis, et me teeme teist filmi nagu samast asjast, tähendab, eks ole, mehed mingis suletud meeste seltskond, ühiskond, armee, jalgpallimeeskond, vangid, laevameeskond, eks ole, kus on mehed koos, tähendab, ja kahtlemata, eks ole, mida kinnisem on see, mida pikemalt see on ainult meeste seltskond, seda rohkem on seal naisi, tähendab, kujutluses, just. mõtetes. Ja. Aga kuivõrd animafilm on ise üks kujutlusmaailm, mõtete maailm, nii sellised lood, ma arvan, animafilmis annavad võib-olla rohkem võimalusi kui mängufilmina. Aga me ausalt ei tea, mis. Me tahame teha seda 3, aga see peab olema selles, 2 on olemas, see peab midagi täiesti ootamatut olema. Ma ise ei tea veel see. Näites langi varjurid õhus, korstnapühkijad katusel oleks ka päris hea. Olga, selles meeste maailmas skripti puhul saab ju ka natuke sekkuda. Kas see naisvaatepunkt ka tuleb mängu seal, kui... Ei, kindlasti. Ei, absoluutselt kindlasti. See, naiste elu, et ilma selle, et ei ole võimalik seda süsteemi ehitada. Kas ennem on siis sõna või ennem on visuaalne maailm Priit Pärna puhul? Tähendab, nagu ma ütlesin, kõigepealt ei ole midagi. Midagi ei ole. Nii. Aga iga filmi puhul, ma olen üritanud jälgida, kust need tulid, on see asi erinev. See oli Karl ja Marilyn. Tähendab, mul oli üks niisugune stseen, mis on olemas filmis, aga ta ei ole, ta ei oma erilist tähtsust, et kala mahub akvaariumisse, ei mahub ainult diagonaalis. Aga sealt jääb natukene üle, nii et ta ujub kohe ninaga sinna nurka ja keegi peab seda kogu aeg sealt nagu tagasi lükkama. Ei saa öelda nii, et ma hakkasin selle ümber lugu ehitama, aga see oli olemas, tähendab. See oli olemas ja siis mingil hetkel, et ma nägin unes, kas ma olin kinos või keegi näitas mulle stsenaariumit. See oli pikk mängufilm, see algas sellega, et Karl Marx läks juuksurisse ja ajas kõik karvad maha, tähendab. Ja keegi ei teadnud, et ta on Karl Marx, aga ma ei mäleta, kuidas lugu edasi läks. Ja see oli nagu järgmine samm ja siis ma nagu rääkisin sõpradele seda, et see on naljakas unaga. Ühel hetkel hakkasid mõtlema, et äkki sellest võib filmi saada. Karl Marx on teatud märk, tähendab, ta on mees ja kuulus mees ja niimoodi ta näeb välja nii, nüüd ta kaotas oma selle välimuse, mis temaga juhtub, et sinna kõrvale oleks vaja võib-olla naist, kes on vastupidi. Ja siis hakkad mõtlema, kes oleks, ütleme, niisugused
märgilise tähtsusega naised. No jõudsin Marilyn'i, eks ole, Marilyn ei ole keegi, tahab saada kuulsaks, Karl saab kuulsusest lahti, aga äkitselt tal ei ole raha ja ta jääb hätta. Niimoodi lood sünnivad. Mingil hetkel lugu ei ole veel lõpuni pole kirjutatud, ma hakkan joonistama väikeseid neid storyboardi lõike, tähendab. Ma hakkan joonistama, otsima tüpaasi. Just on olemas animafilmi tegijad, kellel on välja töötatud stiil, kelle kõik tegelased filmist filmi on samasugused. Tähendab, mina arvan, et kui see on minu stiil, et iga lugu nagu eeldab sellele loole sobivat maailma ja järelikult ka neid tüpaase ja tüüpide otsimine on olnud alati üks pikk tee. Kui palju te töö käigus sellist võõrast tagasipilku või tagasisidet kasutate, ei kasuta üldse sõpradele, õpilastele? Või see on see hetk, kus kõik on teie enda sees, enda oma, ei lase kedagi? Kõik oma pikad skriptid, Priit, alati kui algab nendega tööd tegema, siis ta iga ühele, kes tuleb talle vastu sõber, siis ta räägib talle, kuule siukene lugu. Ja seal on siuke oluline oluline moment. Kui sa räägid see lugu kellelegi, siis sa hakkad seda nagu teistmoodi mingi nagu kuulma. Kõigepealt sa saad aru, eks ole, et see on mul paigas. Kui ma suudan rääkida niimoodi, et teine kuulab huviga. See on juba, mul pole vaja tema tagasisidet. See tagasiside on see, et kui ta... Sa näed. Kui ma sain ta nagu... Teine pool on see, et kui ma suudan seda huvitavalt rääkida, siis ta on juba enam-vähem hakkab valmis olema. Aga kui seal on mingi koht, kust libised üle või tähendab, hakkad natuke kokutama, tähendab, see ei ole paigas veel. Nii et olulisem on rääkimine kui kuulaja tagasiside. Aga edasi, ma arvan, kui me pildimaterjalid teeme, muidugi sõpradel näidata on hea, kui ütlevad, et oi, et kihvt. Mis sa teinud oled, aga tähendab, et oodata mingit nõuannet, tähendab. Ja pildide puhul me ikkagi omavahel ma arvan ikkagi, me peame liikuma, ütleme, kõigist ees. Nii et ütleme, see, et me tegime nüüd Tuukrite järel sellise filmi, sellise tehnikaga, see on ütleme, üllatus paljudele. Ei, see tõesti, see on ainulaadne maailmas, mitte kedagi kunagi pole ei saa nagu koostada ühiskondlikust arvamusest, eks ole, et ma teen mingi gallupi ja siis selle põhjal tuleb mingi üllatav tulemus.